Valemite puhul on siis kindel lugu selles, et me alustame valemit võrdusmärgiga. Te võite selle võrdusmärgi võtta klaviatuuri pealt Shift ja 0 või te võite ka siin valemi rea ees klõpsata võrdusmärgi peale. Mõlemal juhul on see võrdusmärk paigas. Ja nüüd, kui me kasutame tavalisi aritmeetika tehteid, liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, siis põhimõtteliselt on see käsitsi valemi kirjutamine. Ja teil tuleks siis ära näidata valemi liikmed. Valemi liikmeks võib olla siis mõni lahter, kus on see väärtus sees, mida te soovite kasutada, või te trükite selle käsitsi, ehk siis ta on konstantne väärtus. Kuna ühel töölehel on siiski neid lahtreid väga palju, siis soovituslik on siiski kasutada lahtreid, kus on väärtused sees, mitte nii väga konstantseid käsitsi trükitavaid väärtuseid. Ja põhjus on selles, et juhul, kui nüüd on vaja näiteks seda väärtust muuta, siis ühel juhul ma muudan lahtris väärtuse ära ja ta muutub kõikides valemites. Aga kui ma olen käsitsi trükkinud konstantse väärtuse, siis tuleks ta ka vajadusel kõikides valemites käsitsi ära muuta. Nüüd, kui te olete võrdusmärgi ära pannud, siis tuleks näidata ära valemi liikmed. Ja kõige parem võimalus, nagu me eelnevalt rääkisime, on selleks hiirega klõpsata vastava lahtri peale, seejärel tehtemärk, näiteks pluss, järgmise lahtri viite peale, jälle näiteks tehtemärk, seekord soovin jagada, ja seejärel näiteks järgmine. Mida kindlasti tasub teada, on nii, nagu ikka matemaatikas jälgitakse tehete järjekorda. Ehk siis antud juhul tehakse kõigepealt jagamine ja siis liitmine. Kui ma soovin, et kõigepealt oleks liitmine ja tulemus jagatakse, siis nii nagu ka muidu tehete puhul kasutate sulge. Ehk siis näete, ma lisan ka sulud siia. Kui valem on valmis, siis valem kinnitatakse alati enter klahviga, mis järel teile siis kuvatakse vastus. Teen siia ühe näite veel. Võrdusmärk, see lahter, pluss see lahter, pluss näiteks see lahter. Ja et valemit kinnitada, klõpsan enter.